Tere, Joonas minu nimi ja olen Costpocketist ja tahtsin rääkida paari sõnaga 2 nädalat tagasi toimunud Simplebooksi ja Costpocketi webinarist. Et hästi palju erinevaid teemasid sai läbi käidud webinaril. Kõik alustasime sellest, kuidas Costpocket üldse alguse sai, kuidas me alguses hakkasime ainult tšekke tegema, nüüd jõudsime tšekkide ja arveteni, siis kuidas me oleme mitu korda nime vahetanud, nagu heal lapsel mitu nime, nagu öeldakse, ja lisaks räägin natukene ka ühest tuleviku projektist, mis tol hetkel oli nagu rohkem tulevikuprojekt, nüüd juba hakkab nagu reaalsuseks saama. See on e-arvetega seotud, täpsemalt näete sealt videost. Siis käisime läbi kogu protsessi, et kuidas Simplebooksiga hakata Costpocketit kasutama, kuidas siis ära digiteerida nii paberarved kui kõik e-mailile tulnud arved, nii PDF-id kui igasugused muudel kujudel olevad arved. Siis käisime läbi Simplebooksi sees, kuidas need arved siis päriselt ka nagu raamatupidamislikeks kanneteks teha. Ja lõpus oli veel mõned ka klientide küsimused või siis kuulajate küsimused, millest küsiti päris mitu korda seda, et kas on võimalik niimoodi seadistada, et välismaa dokumentide korral oleks käibemaks 0. Ja tegelikult saan ka öelda, et nüüd on ka see võimekus täitsa olemas, et saab niimoodi meie poolt seadistada. Ja keda huvitavad need teemad, siis siia video alla ma lisan ka lingi, kus saab seda täispikka webinari nagu järgi vaadata. Nii et head vaatamist. Ja, aitäh!